Nende noorte inimeste traumad on ilmselt palju värskemad kui paljudel nendest, kes on varem teie identiteediprojektides osalenud. Kuidas see mõjutas teie tööprotsessi nendega? Kuidas võtta? Ma saan aru küll, et see trauma on nende jaoks värske, nad olid seal. Aga kas meie jaoks ei ole see 2022. aasta värske? Kas meie ei aita Ukrainat, kas me ei tee, paljud meist, kõik, mis meie oskame selle ängi leevendamiseks. Ja teine asi on see, et mina ja paljud inimesed, eestlased üldse, teavad tänaseks juba väga hästi oma lugusid. Meil, ma võin selle kohta öelda, ja ma olen öelnud seda ka näitlejatele, meil on see kõik ju olnud. Meil on olnud see Tallinna pommitamine, meil on olnud need küüditamised, äravedamised, meil on olnud see keele vägistamine ja kõik nõnda edasi. Nii et mingis mõttes on see ju kordus. Meil oli teine maailmasõda, aga meie suhtumine oli sellesse erinev. Ma mõtlen Eesti ja Ukraina suhtumine. Meil ei ole ilma asjata siin selles kujunduses ka teise maailmasõja aumärgid ja viisnurgad. See on ju see sama armee, mida üsna hiljuti ülistati Ukrainaski.